Kiirustasin kolleegile kirjutades erachatis ja kirjutasin kogemata kuldsed tugeva teega, mille peale ta reageeris väga teravalt ja nimetas mind rumalaks ja lolliks, millele järgnes kuudepikkune kiusamine. Eriti toimus see siis, kui me olime kontoris ja ta jalutas must mööda ja kedagi lähedal ei ole, siis ta hakkas solvavaid ja alandavaid sõnu ütlema. Ja see olukord kuidagi ei lahenenud, mille tõttu ma otsustasin ära tulla. Olen Ike, töötan AI-insenerina ehk siis ehitan tehisintellekti. Olen terve elu unistanud osata sama hästi sõnu seada ja olla sõnakunstnik nagu mu andekad sugulased Leelu Tungal ja Kristina Ehin. Aga mul on dysleksia. Anyone be interested in having a dyslexic baby? Given the choice, would you like your child to have dyslexia? No. Dysleksia on lugemishäire, mis on kaasa sündinud eripära, mis tähendab, et osadel lugemine ja kirjutamine ei käi automaatselt. Meie aju natukene toimib teistmoodi. Tihti dysleksia käib kaasas mõne muu eripäraga. Kõige rohkem esineb seda koos aktiivsus-tähelepanuhäirega ja Aspergeri sündroomiga, aga esineb samuti ka dysgraafia, dyskalkuulia, dyspraksiaga. Meie ühiskonnas peaks olema umbes 10% populatsioonist dysleksikud, mis tähendab umbes, et igas klassis õpib üks laps, kes on dysleksik. Minu dysleksia on haruldasem vorm. Ma kuulen sõnu valesti. Siin puhul võiks tuua näiteks hakkama, ma kuulen 3 K-ga. Sõna paljudele ma kuulen tugeva teega. Inimestel on tihti harjumus kirjutada kuulmise järgi, aga kui sa sõnu kuuled valesti, siis tekivad sellest ka vead. Peamiselt ongi KBD, GBD, mis tekitavad mulle raskuseid. Õhtuti tekstide lugemine nõuab üliinimlikku pingutust, sest tekst muutub selliseks häguseks, uduseks, natuke nagu hiina keele sarnaseks, mis nõuab tohutut keskendumist. Mulle ei meeldi, kui inimesed mind puudutavad. Ma väga harva olen nõus sellega, kui keegi mind puudutab. Täiskasvanu elus on mul valmistanud viimasel ajal suurt raskus Circle K automaattankla. Neil ei olnud kasutusel kõige parem font. Ma näen, et seal on tekst ja midagi sealt küsitakse mu käest, aga ma ei saa aru, mida sealt küsitakse. Iga kord, kui ma autot tankima läksin, siis ma valisin spetsiaalse päeva ja kellaaja, et ma oleks kõige värskem ja ajupuhanud, et ma suudaks keskenduda selle tekstile, sest see nõudis alati mingi 50 korda rohkem keskendumist. For what I do for a living was quite difficult because if you give me a page of dialogue now, I can just about do it, but you cannot give me a rewritten scene on the day and think that I'm going to be able to perform it well. If you give me a rewritten scene the day before and I have a night to work on it, I will be able to do it well. Dysleksiaga tekib väga palju tragikomöödilisi olukordasi. Järjekordselt kiirustades panin kogemata suhkru asemel soola koogi sisse. See on sellepärast, et ma kiirustasin ja ma ei lugenud korralikult sõna lõpuni. Ma suudan väga hästi lahti dekodeerida purjus sõbra tekstisõnumi. Dysleksikud tihti ajavad parema ja vasaku käe sassi. Kui ma pean sõbraga koos autoga sõitma ja teed juhatama, siis juhtub tihti see, et mu käsi võib näidata paremale, aga mu suu ütleb vasakule. Kõik sõltub pisidetailidest, kui palju sa oled puhanud, kui vähe on stressi, kui aktiivne olla, milline dieet ja isegi kui tihti füsioteraapias käia. Võib olla päevi, kus ma suudan väga ilusti teksti kirjutada ja lugeda ja pole mitte mingit probleemi. Ja siis on samas päevi, kus on tõsist pingutust vaja. I'm dyslexic. Of course I read a sentence 3 times before realizing I've read the same sentence. Kahjuks meie ühiskonnas väga ei räägita dysleksiast, see on väga suureks tabuteemaks. Inimesed väga hästi ei mõista, mis asi on dysleksia.
ja mis sümptomid sellega kaasas käivad. Tihti keskendutakse sellele düsleksia negatiivsele poolele ainult ja tehakse väga pisikestest asjadest väga suured probleemid. See esineb nii kodus, koolis kui töökohas. Samas on väga palju õpetajatel, kellel puudub teadmine, mis asi on düsleksia. Laste puhul me ei aita leida neile toetavat õppimisviisi, millega nad saaksid kõige paremini infot omada. Osad minu õpetajad ütlesid, et minu tulevane karjäär on kokatädi või koristaja. Osades kohtades kohtab eesti keele valvureid, eksperte, kes üritavad eesti keelt hoida väga puhtana. Aga nad ei mõista, mis asi on düsleksia, mille tõttu düsleksikud tihti satuvad kiusamise alla, nagu võib ollagi väike viga privaatchatist, millest võib saada tohutu kiusamine alguse. Suurem tõsisem probleem on inimestega, kellel pole õrna aimu oma eripärast. Tihti kipuvad arvama, et nad on vigased või katkised, mis võib viia väga traagiliste tagajärgedeni. Inimeste madal enesehinnang, enesevigastamine ja mingitel juhtudel isegi enesetapud. Well, I didn't know I was dyslexic when I was at school. I just thought I was maybe stupid. Paljud kooli pooleli jätud noored omavad mõnda eripära, kas düsleksia, dysgraafia, dyskalkuulia, ATH, dyspraxia. Suurem osa inimestest üritab oma abi peale suruda ja tahavad ravida düsleksiat terveks. Nad hakkavad tihti dikteerima ette imepisikesi asju, kuidas düsleksik peab elama või käituma. Ma armastan seda kutsuda surnuks kallistamine. Kõige olulisem on see, et avastaks selle düsleksia võimalikult varakult lapse eas. Siis saaks lapsele või noorukile pakkuda ideaalset toetavat keskkonda, keskenduda sellele, et tal on küll see eripära ja sellega tekivad mingid väiksed vead, aga sellega on võimalik väga ilusti elada ja õppida, kui iga lapse puhul leitakse temale sobiv õppimisviis, mis talle oleks kõige parem, näiteks kuulmise kaudu õppimine. Arvutises saab kasutada text-to-speech ehk lasta arvutil helina lugeda teksti peale. Lisaks on võimalik lapsel lasta arvutist lugeda, kirjutada, kui tal paberi peal lugemine ei tule kõige paremini välja. Visuaalsete graafikute loomine. Suureks abiks on olnud eraõpetajad ja logopeedid. See on olnud pikkade aastate suur ränk töö leida sobiv õppimisviis iseenda jaoks. 10 aastat tagasi ei olnud alati olemas sobivaid robotassistente, mis tingis olukorra, et mul oli vaja õppida selgeks programmeerimine ja ise hakata neid ehitama. Sealt olen ma läinud ka sammu edasi, lugemise jaoks teinud süsteemid veel lihtsamaks. Olen ehitanud süsteemi, millega kogun kokku erinevad uudised. Mu süsteem analüüsib sisu ära, annab mu hinnangu, kas tegu on siis positiivse või negatiivse sisuga ja teeb väikse lühikokkuvõtte, millest see uudis räägib. Teksti õigekirja kontrollis ma kasutan robotassistenti, mis vaataks üle mu õigekirja, et ei oleks ametlikes kirjades vigu, parandaks mu grammatilised vead ära. Samuti ma kasutan tihti ka text-to-speech. Kõige rohkem ma kasutan Snoopy Doggi häälega pealelugejat. My name is Snoop D-O motherfucking Double G. Ligi 10 aastat tagasi ma avastasin paljud suured lääne ettevõtted eelistavad endale palgata düsleksikuid ja muu sarnase eripäraga inimesi tööle, kuna düsleksiaga käib tihti kaasas ruumiline mõtlemine. Osad kutsuvad seda 3D mõtlemiseks, mille tõttu nad on väga head nägema lahendusi, mida teised tihti ei näe. Tihti düsleksikud näevad mustreid, nad oskavad leida suuri seoseid erinevates statistilistes arvudest ja süsteemides. Lisaks on nad väga uudishimulikud, õpitahtelised. I'm very lucky I've been able to find a job that relies on my communication skills a lot more than it is me sitting behind a desk. A lot of my
colleagues also have dyslexia because we work in a technology company that is always about looking things differently. Kui suured lääne ettevõtted näevad sellest suurt positiivsust, miks me eestlased oma ettevõtetes ei võiks palgata samuti dysleksikuid endale tööle ja kasutada nende võlusi ja tugevusi ära, mitte ainult keskenduda negatiivsusele. Imagine a world where you've got like a force of people who have this gift of dyslexia educated in a way that supports them. It means anything's possible. Võib-olla oleks aeg hakata keskenduma tugevustele ja eelistele.